Tervist, oleme taas Valio köögis ja sedapuhku siis koos lastega, kes tutvustavad ennast kohe ise. Ja palun. Mis see nimi on? Väike mees, suure mütsiga. Karl, Robin, Kaisa. Väga hea. Ja me hakkame tegema vahvleid erinevate täidistega. Et meil on siin plaanis teha maasikatäidisega vahvleid, šokolaaditäidisega ja mascarpone täidisega. Kuid alustame kõigepealt vast sellest, et teeme taigina kokku. Selleks läheb vaja meil sulavõid. Ja. Läheb paneme siin kastrulisse. Ja segame kokku suhkruga. Kaisa, kas saad suhkru äkki saa juurde valada? Karl, proovi segada äkki seda natukene. Kõik ka kahe käega, kui see vispel su jaoks liiga suur tundub olevat. Nii, väga hea. Nii. Võin vahepeal proovida ise ka natukene segada. Okei. On meil suhkurvõiga segatud. Lööme siia juurde ühe muna. Äkki, Christopher, sa tahad proovida ise nüüd segada ka? Proovime. Vaatame, kuidas sulle õnnestub. Sa vaata ja valva, et ta üle ääre ei läheks. Nii, muna juurde ja võid hakata segama. Väga hea. Tuleb ju väga hästi välja. Ma hakkan sulle vaikselt panema jahu juurde, et sa võid siin segamist samal ajal jätkata. Ma tahaks ise. Tahad ise panna, aga pane siis rusika haaval, et ma hoian seda jahu sul siin lähedal. Nii, väga kena. Kaisa, kas sa tuled äkki siia assistendiks ka juurde veel? Te näete, et jahu on juba kõik taigna sees, siis võite jällegi uue osa juurde panna. Ma korraks natukene proovin ise ka siin segada. Kaisa, sa võid mulle siia jahu juurde panna. Nii, pane veel üks rusikas. No nii, sega koos minuga, jah. Ma panen sulle natukene siia piima ka juurde, et see asi läheks veidikene lihtsamaks. Nii, proovi nüüd. Aga ettevaatlikult vaata, et piim väga üle ääre ei loksu. Sa võid vahepeal vennale anda, vaata, kui sul käed väga ära väsivad. Siis vend jaksab sul rohkem võib-olla. No nii. Kohe näha, et puhanud mees. Karl paneb natukene piima. Väga hea. Ja ongi meil vahvlitaigen valmis. Ja polegi muud, kui kohe hakkavad poisid siin küpsetama ka. Eks ole? Nii, selleks siis esmalt määrime vahvliraua õliga kokku. No nii, tulge nüüd vahvlirauale. Stopp. Natuke läheks võib-olla palju, aga ei ole midagi. Küll me ta siin paremaks saame. Hakkab tulema. Hakkab tulema. Nii, paneme kinni ja... 16, 17, 18, 19, 20. Okei, nüüd on valmis. Ongi. Väga ilus. Tugevamad võib-olla. Nii. Teeme sellised kutudest. Samal ajal, kui poisid vahvleid küpsetavad, hakkame meie Kaisaga tegema siia erinevaid täidiseid. Nagu siis varem ka juttu oli, tuleb maasikatäidis, tuleb mascarpone täidis, sidrunimaitseline ja šokolaaditäidis. Selleks, et teha maasikatäidist, me esmalt lõikame maasikatest kubikud, mida siin Kaisa just ongi juba tegemas. Kohustame vahukoore. Ja nüüd segame siis kokku Valio Alma maasika kohupiima kreemi, vahustatud vahukoore ja tükeldatud maasikad. Sa võid selle kõik isegi sinna sisse ära valada ja ma vaatan siia veel maasikad. Saad selle kokku segada ja siis saame esimese vahvlid ära täita. Väga. Täitsa hea. Ja meie hakkame tegema siis samal ajal mascarpone sidrunitäidist. Ja mascarpone on siis tooljuust Itaaliast. Alustame siis sellest, et tõstame selle mascarpone siia kaussi. Ja Christopher, sa siis äkki vispliga hakkad siin sees kohe segama. No nii. Ma panen sulle siia natukene
koort juurde. Ka ise panna. Tahaksid ise panna? No raputa ise. Ma ei hakka teid siis segama siin ka väga. Kui paks. On jah, paks. Sellepärast, et enam nii paks ei ole, ma panen natukene koort juurde. Nii, sa sega. Nii, las ma vahepeal aitan teid natukene jällegi. Okei, tundub, et koor on ka sees. Vahustame mascarpone ja koore selliseks vahuks. Kas sa natukene saaksid seda sidrunikoort mulle siia sisse riivida? Jah, väga hästi. Tuleb ju küll. Nii. Vahepeal jälle keera. Üks koht on liiga ära kõõrutud. Ja siis jälle edasi. Nii, jälle keerame. Nagu ta tundub, tuleb või? Väga hea. Nii. Proovi nüüd täitsa ise ka. No nii, väga hea. Ja järgmisena valmistame nüüd šokolaaditäidise. Et selleks on meil siin olemas šokolaad ja vahukoor. Alustame seda siis sellest, et sulatame šokolaadi ära. Ja me oleme siin juba eelnevalt pannud valmis kastruli vesivannile. Ei olegi muud, kui oleme selle šokolaadi siia kastrulisse. Ja pidevalt segades siis ootame, kuni šokolaad on siin sees ära sulanud. Selleks siis, Kaisa, äkki sa oled nii hea ja siin aeg-ajalt segad seda? Jah. Selleks jah, et seda šokolaadi sulada, see vesi tegelikult siin all ei peagi isegi mitte keema, et šokolaad tegelikult ei talu sellist väga kõrget temperatuuri. Et mida madalamal temperatuuril seda teha, seda parem on. Nii, šokolaad on meil nüüd ilusti ära sulanud. Järgmisena siis vahustame vahukoore. Tahad valada? Aga palun. Aga valada siia, mitte veel šokolaadi hulka. Nüüd, kus vahukoor on juba poolenisti ära vahustatud, vala siia natukene šokolaadi juurde. Et ära isegi kõike võib-olla pane. Väga hästi. Ja ongi meil viimane täidis ka valmis. Kuna meil siin šokolaadi natuke järgi jäi kastrul sisse, ma vaatan, siis me saame siia... Šokolaadijäätid. Siis me saame teha peaaegu šokolaadijäätis, aga mitte päris. Me saame siia selle vahvli peale teha siukse šokolaadiglasuuri. Lihtsalt kastate selle siia sisse, tõrnalt niimoodi kallutate. Siia äärele tuleks ikka šokolaadikiht. Nii, natukene aega laseme tal olla, et ta tilguks suurem osa ära siit. Ja olemegi jõudnud nii kaugele, et võime vahvlid ära täita ja sööma hakata. Igaüks võtab siis ühe vahvli ja täidab ära. Nii. Kas siia sisse? Jah, sinna sisse raabin sulle, vaata selle siia. Nukka. Nii. See alla ei kuku. Kukub ikka, aga ega ta siit välja ikka ei tule. Ja ongi meie vahvlid valmis saanud. Polegi muud oodata, kui tõesti võtta kätte ja proovida. Aga palun. Vahvlid.